Tere kõigile ja täna oli imeline päev ja suured tänud Karinile, kes tegi Zoomis kõnet, teadmisi jagas, kuigi need rohkem oled tajutavad, mõtleva panevad. Ja ma ütleks niimoodi, et tajumisega on vaja minna nagu bussi peale, aga seekord sa lähed teisele marsruudile, sa unustad ära, et ta läheb teises suunas. Ehk siis, kui meil on omad vanad mustrid ja harjumused ja kui keegi räägib ja me püüame seda nagu tajuda, tunnetada tõega, siis me lähme nii sügavale ja nii keskendume, et me ei märkagi, et tekib nagu liikumine hoopis teises suunas, meie mugavustsoonist nagu väljapoole. Ja siis saabki nagu taju areneda, kasvada ja avastada nagu ja nii edasi. Ja tahaks veel midagi imelist nagu jagada, et kui pärast mul tuli uuesti nagu käisin paki järgi ja lapsed olid, bussipeatuse lähedal oli suur lomp oli. Ja lapsed siis näitasid niimoodi, et sõitke autoga mööda, et nad saaks nagu märjaks. Ja oligi nagu üks seal tsiibiga, sõitsid, nägid ja siis lapsed said selle porilombiga nagu üle pea selles mõttes. Ja ei ole midagi nagu hullu, selles vihmas ajas lapsed ise küsisid, nii vahva, nii lõbus oli vaadata ja isegi see kaasistu seal, see ka nagu nääris, ja super lihtsalt. See kontrollist lahti lastmine. Mina arust nagu kontroll on nagu midagi, ma püüan kontrollida ehk midagi nagu eitada. Mulle see sobib, see mitte . Aga kui me laseme kontrollist lahti, siis vist nagu aksepteerid nagu ja lähed nagu vooluga kaasa, et sa ei püüa midagi nagu eitada. Ma ei ole veel kindel kõiges, mida ma täpselt räägin, aga ma pean endale veel sügavuti minna. Ja super nagu, see on lihtsalt nii super tänane päev ja paljud asjad tulid mulle nagu meelde. Nagu näiteks Karin rääkis seal tänulikkusest, siis et tänulikkus on meie osa ja nii edasi, siis kõik need positiivsed asjad ongi meie õige nagu meie olemusest nagu osa. Aga kui meil ei ole tänulikkust igapäevaselt, see tähendab, kus pole tänulikkust, seal on tänamatust ja seal võib olla tänamatu ehk on viha või siis ükskõiksus või siis puudub enesearmastus, mingi osa nagu sellest ja siis see vist on niimoodi, kui ma eksi, et mida rohkem armastust, seda rohkem oskame elu hinnata, iseennast ja teisi ja kaastundlikud olla. Aga mida vähem me kaotame selle sisemise armastuse enda elu vastu, seda tänamatuks me muutume ja kui meil see tänulikkus hakkab kaduma, siis me vist lähme nagu ohvri rolli nagu. Aga see on ju niimoodi ja teistel on niimoodi ja nii edasi . Ma olen üldjuhul väga uhke inimene aga see aasta ma avastasin, et mul on ka nagu ohvri roll ja mul on omad ärevused ja hirmud ja mul on kaassõltlusi nagu, millest ma polnud teadlik. Kuigi tegelikult minu arust kaassõltlust ei pea ainult vaatama ainult suhete läbi, vaid ka oma tunnete läbi, kus meil on kaassõltlussuhe iseendaga tunnetes ja mõtetes. Nii et olge hoitud, olge õnnistatud ja soovin teile edu. Ja mina kavatsen pikaks ajaks ära kaduda, ei tea, kui palju läheb mul aega asjad sotti nagu saada iseendas. Ja minu arust on see, et kui me tajume rohkem, siis on meil nagu rohkem seda nagu selgust. Ja selgus on nagu tänulikkus, kaastunne, et me oskame selgemalt nagu näha läbi õigete läätsede. Aga kui me oleme juba nagu tänamatud, siis see tähendab seda, et me hakkame vaikselt nagu hukka mõistma, kas teisi või ennast. Ja mingil määral see paneb meile vale perspektiivi nagu fookuse
läbi valede silmade, läbi ego, läbi selle tänamatuse, läbi muu me hakkame vaatama, nägema, projekteerima ja see kõik reflekteerib jälle läbi meie, me imbame sisse päevast päeva ja see nagu ladestub meis ja saab meie osaks, meie isiksusse. Ja siis me ei olegi nagu sellest teadlikult, et see on nii kõvasti meie süsteemis. Ja näiteks see aasta ma olen üldiselt ülianalüütiline olen ja üli nagu täpne teatud asjades ja psühholoogias küllaltki nagu tugev, vähemalt enda arust. Ja järsku ma avastasin nagu, et mul on nagu ärevust nagu ja ometigi ma ei suutnud seda näha, teadvustada ega mitte midagi võtta. Aga tegelikult see läks nii sügavasse minu isiksusse, minu rolli ja kõigesse ja nii nagu üks ühte, et seda oli võimatu nagu eristada. Ja ma olen väga tänulik Karinile, et ta teeb oma tööd, kohustust, hobi, lõbu, kõik ühes ja naeratusega ja ma tajun nagu, et seal on nagu tõde. Eks igaüks tajub vastavalt oma arusaamistele, lattidele, aga ma tajun, et see on natukene nagu eespool nagu minu omast, nagu et ma olin kunagi seal ja nii edasi ja nii vinge on selles mõttes, et meil Eestis on oma inimesi, kes teevad seda. Muidu ma üldjuhul olen nagu ingliskeelseid nagu vaadanud ja nii edasi ja et meil Eestis ei olegi kedagi, aga ma olen avastanud nende viimase 2 aastaga, et meil on ikkagi Eestis ka kõvaid tegijaid nagu selles mõttes. Kuigi nad ei pea ennast tegijateks, nad lihtsalt elavad, on ja jagavad isetult. Ja ongi kõik. Aga nad on kohusetundlikud, aga samas nad ei püüa veenda, samas ei püüa nad end mingi rolli panna läbi ego, läbi muu, ega meid kaasata sinna. Vaid kui nad kaasavad siis läbi isetuse, läbi armastuse ja läbi tõe nagu, et me avardaks oma taju. No ma ei tea, mul jutt jookseb, ma isegi ei jõua kaasa mõelda. See ongi väga hea, mis minul enda juures nagu meeldib, on spontaanselt nii rääkida, et ma pole isegi teadlik oma sõnadest, oma lausetest ja millega jutt võib nagu lõppeda. Ja alles hiljuti nagu mingi 2 kuud tagasi, millega ma arvastasin, et ma ei ole tänulik. Ja see oli ka mulle üllatus, et ma olen tänulikkust nagu praktiseerinud ja nii edasi. Ja ühes asjas tahaks ka veel rääkida tänulikkuse osas nagu, aga see on teine kord, mis nagu oli väga huvitav, kuidas Karin nägi ja kuidas mina. Et sealt on natukene nagu me erinevast suunast nagu, aga ei ole sellest mitte midagi. Ega ei pea kõik samamoodi nagu olema. Aga ma tajun tema siirust, ausust ja ta nagu ei katsu oma tõde nagu mingisse vormi panna. Ja ta ei püüa ise mingis vormis olla. Ja see ongi kõige puhtam, kõige naturaalsem viis, formless ehk formitu, ei ole formi sellel. See läheb minu nagu elu filosoofia või tõe filosoofiaga nagu kokku. Nii et ma näen lõpuks ometi tunneli lõpus nagu valgust. Kohe tugevalt, aga sinna on pikk ma minna, aga ma olen elevil nagu excited. Nii et vaatab, mida elu toob. Ja eks elu toob seda, mida elu tahab minult, minu hingelt, et see kasvaks ja see ei pruugi mulle meeldida. Aga nii ta on. Näiteks, kui mul oli ükskord hambavalu, siis ma olin tänulik sellele.
ja isegi kui mul oli ärevus ja südamega probleemid, ma olin ka selle kogemusest tänulik ja tänasin, aga ma ei surunud, ma püüdsin nii siiralt kui võimalik seda teha kaastundlikult. Vot. Ja siis 2 nädalat hiljem oli kõik okei. Kui mul oli nagu südamearütmia ja see oli päris kohutav tegelikult. Sa lähed bussi peale ja siis sa tunned nii ebamugavalt, sa lähed bussi, sul on hoopis teine õhk, inimesed räägivad, nii on ebamugav, oled nii pinges nagu. Siis tuled bussist välja, on hoopis teistmoodi olla, jälle raske kohaneda, lähed poodi ja siis sa vaatad, et sa riiulite peale nagu ei kuku. Võt. Et jah, mul oli siis need looduslikud südametabletid, aspiriinid, need südameaspiriinid omad ja kõik niimoodi. Võt. Et jõhker aeg oli. Et minu jaoks 2 nädalat olid nagu 50 aastat, võt. Ja ma mäletan, ma isegi siis õele ütlesin ka, et kuna sugulasel, tema lapsel nagu sünnipäev on, ja et ma vist nagu ei elagi nii kaua, võt, selles mõttes, et ma ei ole kindel. Võt. Ja siis ma otsustasingi nagu, et midagi nagu ei aita, et on vaja nagu minna ennast kirja panna perearstile ja nii edasi. Perearsti siis ei olnud, nagu hoopis teine ja sain alles nagu reedel panin kirja ja esmaspäeva sain. Aga kakras pühapäeval läks mul nagu südamerütm nagu paika, nagu järsku ta tegi tõk nagu tugevasti. Sest kui ma läksin sinna, et ta ütles, sul rütm on nagu kõik nagu korras ja nii edasi ja ta seletas mulle hästi palju, seal oli üks nagu neid tarkusi ja ma olen väga tänulik. Nii, et ärge andke alla. Kuigi vahest elu paneb meid alla andma ja nii edasi, aga see on ka okei, see on elu osa selles mõttes. Peamine, et me liiga kaua seal nagu takerdama ei jääks. Eriti on nagu raske see üksikhuntidel. Vot, sest nemad saavad ainult enda peale nagu loota. Ja siis on nad nagu ellujäämisrežiimil ja neil läheb hästi palju aastate aega, et teatud asjadega toime tulla, aga samas, kel on nagu sõbrad, lai niuke ring neil, siis nad saavad hulga nagu kiiremini, võt selles mõttes. Ja ärme mõista nagu hukka kedagi, isegi mitte kodutuid ja nii edasi. Samas on nad nii ennast nagu reaalsest ära lõiganud ja nii tuimaks teinud, et see on nende kaitsemehhanism. Et ma usun siiralt, mitte keegi ei taha olla mingi kodutu ja juua või elada ja nii edasi. Võt. Täna on lihtsalt fantastiline päev nagu. Et olge hoitud, õnnistatud. Ja muideks, ma teen neid nagu laule sügava mõtte, selles mõttes, et sügavik on seal minu mõtetes nagu ja et nagu inimesed nagu tajuks midagi ja läheks nagu mõtetega nagu kaasa, kuni lõpuks nagu püüavad seal tajuda, mis on tõde ja mis ei ole ja nii edasi. Võt. See on minu hobi. Ja ma püüa mingit nagu superhitti teha, kuigi paar üksikud on minu arust nagu superhitid selles mõttes. Aga ma loodan, et ükskord kas või ühe inimelu see muudab. Olgu see siis minu eluajal või mitte minu eluajal ja sellepärast ma teengi sellilaadset nagu muusikat. Aitäh, kes kuulavad, kes vaatavad, kes mõtlevad kaasa ja kõike paremat. Tšau!